Selline näeb välja lauluväljaku uus istepink, mis valmib Virumaal disainer Priit Verlini käe all. Virumaa kuusepalkidest saetakse Kunda lähedal Katela saeveskis planke, mis kaetakse väga ilmastikukindla paadilakiga. Ühest võimsast kuusepuust saab heal juhul 4 pingi jaoks sobivat vajaliku paksuse ja laiusega lauda. Üksikud on võimalik siit ainult välja võtta, et ülejäänud on kõik kõrvalasi, et sellest saame pingi, siit saame pingi. Need on juba liiga kitsadest. Lauluväljaku uued pingid lähevad maksma veidi alla 2 miljoni krooni. Verlini jaoks on sellel tööl eriline hõng. Lauluväljakuga on selline lugu, et kui Eesti poiss või tüdruk sünnib ja ta viisi peab, siis ükskord ta lauluväljaku kaare all laulab. Mina olen seal kaare all laulnud ja mina olen oma elus võtnud südameasjaks toolide valmistamise ja kui see tool ikka südames on, siis sa seal lauluväljakul ükskord lõpetad tooli paigaldamisega. Et kokku on neid toole 7 kilomeetrit ja see on selline kindlasti missioonitöö. Lauluväljaku tingimus oli, et pingid peavad olema tehtud Eesti puidust. Pink on kuusepuust, kaunistuseks mõnest teisest puuliigist litter. See litter siin on tammepuust. See oli mõnes mõttes meil ka põhimõte, et eestimaist ettevõtlust toetada ja teiseks, et kui on Eestimaa laulupidu, et siis me ise teame, et see on ikka Eesti meeste tehtud, Eesti puidu pink, mille peal me istume. Riho Rõõmus ütles, et lauluväljakul on laulupeo eel oodata veel palju muudatusi. Näiteks valmib korralik tualettruum. Raha tuleb Tallinna eelarvest ja loodetavasti ka Euroopa Liidust.